Milline võiks olla kasutegur põllumehe jaoks Megalab mulla analüüsil? Mulla analüüsid on alati nagu kasulikud, juba see ütleb nagu selles mõttes, et kui sa tead, mis sul seal mullas on, et meil on võimalik lühikese aja jooksul nagu saada siis kiire tulemus, et me saame siis optimaalselt väetada, me ei saasta keskkonda sellega, et üleväetamist ei toimu ja selline tasakaalustatud väetamine ongi tegelikult nagu saagi alus. Megalab mullaproovide võtmine on kasutusel juba 2 aastat. Milline on olnud tagasiside liikmete poolt ja millisel juhul ja kui palju liikmed neid analüüsi vastuseid kasutavad? Me absoluutselt kasutame, et väetisplaanide tegemisel on see väga suureks abiks ja alguses me alustasime lihtsalt katsepõldude ja katseproovidega ja nüüd on siis järjest rohkem nagu põllumehed kasutanud enda nagu põllutarbeks ja hindamiseks ja juba see iseenesest ütleb seda, et see tagasiside on nagu positiivne ja mis nagu väga paljudele meeldib, on just see, et Megalab annab nagu iga elemendi kohta siis nagu hinnangu, selle sisalduse ja selle soovituse. Mis on Yara Megalabi eelised? Kindlasti on see kiirus, kultuuripõhine tõlgendamine, arusaadavus ja mugavus kasutada. Mida on andnud leheanalüüsid ja nende tulemused sulle ja kuidas sa saad neid kasutada oma igapäevatöös? Põllumehele on siinkohal 2 märksõna, ennetamine ja ravimine. Me võime põllul kõndida, aga ega me tihtilugu ei tea, millest taim puudust tunneb. On ju rida toitelementide puuduseid, mis on küll silmaga nähtavad, näiteks vasepuudus, aga sealjuures on defitsiit juba väga suur ja kahju saagikusele tekitatud. Leheanalüüsid annavadki võimaluse puuduste ennetamiseks ühelt poolt ja teiselt poolt, kui analüüs näitab, et mõnest elemendist on puudus, siis ka selle ravimiseks. Mis olid sel aastal suurimad puudujäägid teraviljas ja kas tulemused olid üllatavad? Leheanalüüside tulemused on näidanud, et me oskame taimi toita üsnagi hästi põhitoitelementidega. Küll aga on vähe tähelepanu pööratud mikroelementidele. Kevadiste leheproovide tulemuste põhjal võib öelda, et 90% talinisudest kannatasid vasepuuduse all. Singipuudust tuvastasime 70% leheanalüüside tulemustest. Suurem osa leheproove võetakse taimede lehtedest kevadel, aga sügis on väga hea aeg teha kindlaks, millest on taimel puudus juba sügisel. See annab teile võimaluse talvisel ajal oma taimekaitse ja leheväetusplaane sättida ja valida välja õige toode ja kasutada õiget kulunormi õiges paagisegus. Leheproovide võtmisel on oluline jälgida, et taimelehtede arv proovi tegemiseks oleks piisav. Tuleb võtta vähemalt 60–80 täielikult välja arenenud kõige nooremat lehte. Egert, sa oled uuema noorema generatsiooni põllumajanduse esindaja ja te olete oma isa Erkiga ühed esimesed Eestis, kes võtsid kasutusele Yara Megalab teenuse. Mis on sinu arvamus, milline kasu võiks Eesti põllumehele Megalabist tekkida? Ma arvan, et Eesti põllumehel on Yara Megalab teenusest väga suur kasu, et korjates põllu pealt lehed on võimalik laboris analüüsida, milliseid mikroelemente on taimel parasjagu puudu ja neid siis vastavalt vajadusele lisada. Te olete nüüd 2 aastat Megalab teenust kasutanud. Millised on teie kogemused selle teenusega? Kiirel tööperioodil on ülimalt oluline, et me saaksime vastused mõne tööpäeva jooksul. Seni oleme saanud vastused 4–5 tööpäeva jooksul, mis on andnud meile võimaluse väga operatiivselt tegutseda ja kasutada erinevaid leheväetisi.